Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks loen Markuse evangeeliumist 16. peatükist salmid 14-20. Viimaks näitas Jeesus end neile 11, kui nad lauas istusid ning sõitles enda uskmatust ja kõva südant, et nad ei olnud uskunud neid, kes olid teda näinud pärast üles äratamist. Ja Jeesus ütles neile, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule, kes usub ja on ristitud, see päästetakse. Aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed. Minu nimel ajavad nad välja kurja vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks neid. Haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. Kui issand oli nendega rääkinud, võeti ta üles taevasse ja ta istus Jumala paremale käele. Aga jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõikjal ning issand toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega. Aamen. Istuge palun. Jutluse aluseks oleks justkui olnud küll see Markuse evangeelium, aga mind hakkas, tegelikult ma tahaks tuua sisse ka selle apostlite tegude alguse. Siin on peateemaks täna, on küll ülestõusmine, aga nähakse seda väga erinevas valguses. Minu jaoks ei kõnetama apostlites teatud võtmesõnad ja märksõnad. Ehk siis me oleme ajaperioodis, kus Jeesusel on veel viimane sõna öelda. Ta on 3 aastat jüngrid õpetanud, nüüd on ta kohe minemas, 40 päeva jooksul tegi ta veel oma parima. Ja nüüd viimases hetkes ütleb ta apostlite tegude järgi, rõhutab sellele, et ilma pühavaimutat ei saa hakkama. Ehk me oleme näinud seda, Markuse evangeeliumis ütleb ta, et te olete ikka uskmatud tüübid küll. No te ei usu. Maaria käis haual ja tuli, ütles teile sõnumi ja te ei usu. Teised tulevad ja räägivad, me nägime üles tõusnud Jeesust, hauast üles tõusnud Jeesust ja te ei usu. Ehk Jeesusel on probleem juutide või selle jüngrite uskumisega. Ja nüüd see apostlite teod alguses Lukas toobki esile just rõhuasetuse minu arust see, ma ei ütleks, et viimases hädas. Aga tõsiselt on probleem, meil on vaja kedagi, sest omast jõust me ei saa. Ja seal toob esile, et püha vaimu kaudu valiti jüngrid. Püha vaim, oodake ära, ärge Jeruusalemmast mitte kuskile minge, enne kui Jumala vaim tuleb teie peale. Ja siis te saate väe, et teha oma tööd. Minu jaoks oli see, on nagu see stardipakk. Meie lugu on ülestõusmisest ja sellest hetkest, kui Jeesus tõusis üles. Aga igale hetkele eelneb ju see eellugu ja ka järellugu. Ja täna ma tahaks vaadata siis nii-öelda minevikku, olevikku ja tulevikku. Ülestõusmise mäel, kui nad nägid Jeesust lahkumas ja jäid niimoodi vaatama, siis 2 meest tuli nende kuskilt ilmusid nende keskel ja ütlevad, mida te vassite, mida te vaatate. See, kuidas Jeesus läks, nõnda tuleb ta ka tagasi. Nende 2 jaoks oli see nii loomulik. Jüngrite jaoks ja loomulikult ilmselt ka meile oleks see väga ebatavaline. Kuidas ta tõuseb ja viiakse pilvedeni ja mida te vaatate. Ja need 2 ütlevad umbes nii, teil on antud midagi teha, võtke nüüd kätte ja asuge teele. Hakkake tegema seda, mida Jeesus teil palus. Niisiis, me vaatame seda osa, mis puudutab sind, mis puudutab mind, mis puudutab meid. Seega enne ülestõusmist jagab Jeesus jüngritele korraldusi. Nad peavad kõigest kogetust jagama ka teistele. Jeesus teades, et jüngrid on pikaldased, annabki siis esimese korraldusena pärast ülesvõtmist taevasse, et jüngrid ei tohi lahkuda Jeruusalemmast. Peavad ära ootama, kui püha vaim neid täidab
Ja kui Jeesuselt küsitakse järgmine küsimus, et millal see taevas siis tuleb või taevariik, siis Jeesus vastab, et see ei ole üldse oluline. Oluline on see, et te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja siis nii Juudas, Samaariamaal ja siis ta liigub nagu kaugemale. Me peame olema tema tunnistajad. Sõnum, mida inimesteni viia, on, et nad on armastatud. Armastuse kaudu vabastatud maailmas toimuvast orjusest ja oodatud igavesti elama taevas koos selle maailma loojaga, kes on valmistanud nii selle universumi kui valmistanud ka meid. See on positiivne sõnum. See on rõõmu sõnum. Kuid, nagu lugesime ka Markusest, on teine pool. On usklikud, aga on ka uskmatud. Nimelt see teine pool, kes ei usu, kes ei võta vastu, kes hülgavad Jeesuse jutud Jeesusest või ka isegi kogemuse temaga. Neid ootab ees. Seda on isegi inimlikult raske välja öelda. Igavene valupõrgus. On selge, et ega nad ka seda ei usu. Kuid seda saavad nad hiljem lihtsalt kogema. Seega, esimese kolmandiku sõnum on, et ilma püha vaimuta me ei ole võimelised täitma Jeesuse ülesannet. On äärmiselt oluline eneselt küsida, kas me teda omame. Lähme teise kolmandiku juurde. Jeesuse ülestõusmine on tõendus sellest, et surm on võidetud ja igavene elu on päriselt olemas. Pärast oma surma ilmutas Jeesus ennast väga paljudele inimestele. See on fikseeritud, see on kirja pandud, see on tõendatud. See, et ta surnust üles tõusis, tõendab, et ta võitis surma ja seega võitis ta tagasi ka algse positsiooni Jumala ees, mille Adam ja Eeva ära rikkusid. Adama ja Eeva kaudu tuli patt maailma. See rikkus inimese osaduse Jumalaga. See oli vaja kuidagi taastada. Ainsaks taastajaks sai olla lepitus. Lepituseks sai olla vaid kellegi ohver, surm. Ja mitte lihtsalt kellegi, vaid kellegi, kes ise oli patuta. Jumal ise pidi saama inimeseks inimeste eest surema. Öeldakse, et Jumal on armastus. Viskan üles küsimuse, kas ikka on? Kas meenub Aadama ja Eeva eksimuse loost Jumala tegu, kui nad tundsid enda alasti olevat? Mis oli see Jumala tegu, kui Aadam ja Eeva korraga ütlesid, appi, ma olen alasti? Mida Jumal tegi enne? Mida Jumal tegi esimese teona, kui ta nägi Aadam ja Eeva eksisid? Aadam ja Eeva tunnevad, et jama, nüüd ma olen paljas, füüsiliselt paljas ja häbenes. Ja Jumal tegi midagi. Küsis, kus sa oled? Ta ohverdas ühe looma. Jumal tappis kellegi, selleks, et Aadamel ja Eeval ei oleks ebamugav olla. Jumal väljendas oma armastusviisi ja kattis nad. Eks no küsimus on, kas Jumal on ikka armastus. Et poisid, tüdrukud tegid patu, poisttüdruk ja siis Jumal ikkagi armastas. Jumal saatis nad Eedeni aiast välja, öeldes, et nad ei sööks ka elupuust ega elaks igavesti. Kas me näeme siit karistust või hoolt, armastust? Ma saadan nad Eedeni aiast välja. Ma saadan välja sealt, mille ma olin loonud nende jaoks, mis see tööd teha. Ma saadan nad välja. Kas see oli armastus või see oli karistus? Mina tavaliselt olen mõelnud kogu aeg, see on karistus. Ja siis ma kuidagi avastasin ühel hetkel lugedes üht teost või sain ilmuduse. Igatahes tuli välja, et see on ettehoole. Miks nii? Vaadake, asi on selles, et kui Adam ja Eeva olid juba selle
sammu üle astunud ja maitsnud seda vilja, siis nad olid juba patused. Olete nõus? Nad olid juba patused. Ja nüüd sellega, et kui nad oleks võtnud igavese elu puust vilja, siis nad oleksid olnud patused igavesti. Nüüd aga Jumal hoiab selle ära ja saadab nad eemale sealt ja alustab, ma ei ütleks plaaniga B, aga jätkab oma plaani, et pärast seda ka nemad, Adam ja Eva, võiksid taastada oma positsiooni, oma algse positsiooni ja ka me kõik saaksime tagasi see taevase elu. Seega, esmapilgul see, mis tundus, et Jumal küll karistab ja Jumal ei ole armastus, mis armastus, on tegelikult armastus. Lihtsalt see on vahel sellisel viisil, mida meie inimestena ei mõista. Hetkel ei mõista, aga see mõistmine, arusaamine tuleb ajas. Ja sa näed, nii ongi. Küll on hea, et Jumal nii otsustas. Seega, Jeesuse surmast üles tõusmine tõestas, et ta on võitnud surma. Seega ta saavutas patust vabastamise võimaluse. Selle võimaluse realiseerimiseks tuleb meil aga midagi vastu võtta. Vastuvõtmine on seotud Jeesusesse uskumisega. Nii nagu Maaria peale tuli püha vaim ja nii tuleb ka meie peale püha vaim. Nii nagu Maaria sünnitas ja tõi ilmale poja, nii sünnime ka meie uuesti, kui püha vaim tuleb meie peale. Püha vaim on meis pitser kuni päevani, kui Jeesus meile järgi tuleb. Püha vaimu kaudu tuntakse meid ära. Püha vaim on ka vägi, mis hoiab meid viimse kohtupäeva tulekuni. Jeesuse ülestõusmine tema uues ihus võimaldas tal süüa ja jüngritega suhelda. Ta oli füüsiline, aga see oli uus ihu. Ja öeldakse, et ka meie kõik, kes me siin oleme maal, kes sureme, kes mitte, me saame uued ihud. Ja meid kõiki tõstetakse üles. Tõesti, meid kõiki tõstetakse üles. Kuid üles tõusnud, hetkes on üles tõusnud, jaotatakse seal juba 2. Jaotatakse 2 gruppi. Üles tõusmine igavesele elule ja üles tõusmine igavesele hukule. Et üles tõusmisest saavad osa kõik. 3. osa, tulevik. Tänane 3. osa on see, mis saab toimuma pärast üles tõusmist. Jumala sõna alusel tuleb Jumala pasunahüüu saatel Jeesus ja inglid taevast võtma üles omad. Paulus julgustab oma kuulajaid ja ütleb, et me ei peaks kurvastama nende pärast, kes on läinud Kristuses magama enne meid. Kui Jeesus tuleb, siis äratatakse haudadest esmalt nemad ja kohe seejärel koos nendega need, kes elavad uskudes Kristusesse üles õhku Jeesusele vastu. On need, kes on surnud siin maal. On need, kes elavad siin maa peal. Ja on need, Jeesus tuleb taevast Jumala pasunahüüuga ja siis need tõstetakse surnust haudadest maalt üles. Ja meid, kristlasi, tõstetakse õhku Jeesusele vastu. Ja on need, kes jäävad veel maha, kes ei ole kristlased ja kes näevad seda. Nad näevad esimest ülesvõtmist oma silmadega. Niimoodi mina olen Jumala sõnast aru saanud. Ilmselt on palju seal ka ebaselgeid asju, aga toimub see esimene ülesvõtmine, kus mitte kõik kohe, vaid 2 etapis. Ja lõpuks on kohtumõistmine kõigile. Täna ma laskusin ühe päeval väga põnevasse dialoogi oma mõtetega, et kui tuleb see kohtupäev, siis avati 2. raamat. Ja 2. raamat, see oli eluraamat. Ja see on küsimus, kes on kirjutatud eluraamatusse? Kes on eluraamatus? Kes on eluraamatusse kirjutatud?
suhelge, meil on täna nii väike kollektiiv. Kristlased, on ju, kristlased, kes usuvad Kristusesse. Ja mis ta sealt edasi ütleb? Ja hakati mõistma kohut nende üle, kes on kirjutatud eluraamatusse, kristlaste üle. Võib-olla siin on nüüd see koht, et tõlgendada õigesti ära see kohtumõistmine. Võib-olla lihtsalt seal on see osa kohtust, kus öeldakse, et sina saad ühetoalise, sina saad kahetoalise, sina saad villa, sina saad linna, sina saad 10 linna. Sest Jeesus ütleb nende üle, keda ei olnud kirjutatud eluraamatus, nende üle on kohus juba mõistetud. Ja seal on siis nii-öelda see põrgu. Et võib-olla siin peaks nagu süvitsi minema, et milles see kohtumõistmine. Aga küll me näeme, et Jumala sõnast loeme, et ärge kiidelge sellest, et vaimud teile alistuvad. No, võiks öelda, vaid olge tänulikud selle eest, et te nimed on eluraamatus. Ja siis tekib küsimus, et eluraamatus on võimalik välja arvata. Ja sealt tuleb ju see üks tähendamissõna, kus Jumal lasi aednikul aias kasvada ühel puul. Ei kandnud vilja 1 aasta, teine aasta ei kandnud vilja, 3. aasta ei kandnud vilja. Ja siis Tavi raiu maha ja see aednik ütleb, et ma veel korra. Aga ma arvan, see maha raiumine ongi just sama see, et eluraamatust maha tõmbamine, eluraamatust kustutamine. Ja mille järgi siis see hindamine käib? Kui meil on vilja või meil ei ole vilja. Ja vilja saame kanda siis, kui me omame seda, kes annab meile võimaluse seda Jumala vaimu väge. Kokkuvõtvalt. Jumal oma armust on kustutanud Jeesuse kaudu Aadama vea. Ühe kaudu tuli surm, teise kaudu taastati elu. Jumal soovib, et me mõistaksime selle väärtust. Uus testament julgustab ja kinnitab meid, kuid ka toob esile uskmatute ja vastuhakkajate saatuse, maailma poolt pimestatute, valetajate ja argade saatuse. Arad on esimesed, kes lähevad põrgusse. Mõttekoht, vahel päris arg. Jumala sõna kutsub meid üles vaatama oma elule ja korraldama see, kuni on veel armuaeg, et saaksime ka ise osa sellest Jumala suurest plaanist, taevasest kodust, kus ei ole enam valu, ei haiguse ega piina. Mitte igaüks, kes ütleb, et ta usub Jumalasse, ei saa taevasse. Saab vaid see, kes teeb tema tahtmist. Mis ootab surma ukse taga sind? Igal juhul üles tõusmine. Küsimus on aga kuhu edasi. Olgu Jumal meile armuline ja andku meile jätkuvalt püha vaimu väge, et me oma elud saaksime parandada. Aamen.